But is there coming something out? Yes, something, but... Yeah, it's good, it's good. Oh, fuck! I put... Don't dirty your clothes. I don't care. Here is something leaking. Come here! Hampuusi, come here! Tere! Tankimine käib. Ühesõnaga, asjalood on nüüd sellised. Meil on nüüd täna 1. aprill ja see ei ole aprilli nali. Aga Samuli võttis autol mootori lahti. Algus võttis alumise otsa lahti, nägi seal metallipuru, võttis ülejäänud asju lahti ja me avastasime, et autol on, või tähendab, mootoril on saale käinud, kolvid puruks või kolb, pihustid perses, vändaga mingid jamad, ühesõnaga jah, saime ülli veits selle autoga, aga me ei jäta jonni. Täna on siis, nagu ma ütlesin, 1. aprill reede ja me lähme Soome ja ma võin teile öelda, et see mootor on käinud pulkadeks, tehtud korda ja see mootor on juba vahel. Viskame siia mingi vahele igasugused videoklippe ja pilte. Mis selle mootoriga nüüd seal konkreetselt midagi lahti oli, päris täpselt ei hakka spekuleerima. Sponsoritele, kõikidele, keda te näete meil igal pool postituste all ja descriptionis, siis tänu nendele oli see meil võimalik ja me saime nii-öelda Samuli juures rebuildida meie mootori ja põhimõtteliselt nüüd meil on terveks hooajaks põhimõtteliselt garantiiga mootor. Laevapiletid on ostetud, buss on olemas, nüüd ma lähen Fiberwolfi, võtan Samulile fiibrijupid peale, mida ta Soome tahtis enda Mersule. Võib-olla pärast räägime täpsemalt sellest Mersust ka. Kindlasti minge pange Samulile Instagrami follow ja Facebooki lehele, pange like ja subscribe ja kõik asjad, et tal on väga ägedaid pilde, et seal ei ole ainult drift on väga köömes tema nii-öelda amploa juures, et ta teeb väga palju erinevaid muid autosi ka. Et kindlasti minge supportige Samulit ka, sest et Samuli on väga-väga suure ja kõva töö ära teinud siin põhimõtteliselt nädalaga ja me ei teadnud mitte keegi seda ette. Samuli ei teadnud, mina ei teadnud. Me läksime lihtsalt juhtmestikku parandama ja aju. Aga mis sa teed? Ei saa kõiki usaldada kogu aeg, aga jah, fiibrijupid peale, treila järgi, filmimees peale, laevale Soomi. Aovaidalt vist on mingi plokk ka veel vaja peale võtta. Ühesõnaga, tegemist jagub, hommik on, aga õhtul oleme ilmselt Samuli juures juba ja homme hommikul eeldatavasti hakkab juba düno, siis on meil auto valmis, nii et on mille üle rõõmu tunda ja naeratada, sest et korras DJC teeb väga head häält ja on väga hea, nii et stay tuned, kutid. Sain Mersu fiibrid peale, siin on näha, võtsin 4 ust ja stange ja asjad, nii et sellega korras. Auvaida ploki sai ka sealt kätte, ühendasime kõik adressaadid, kuidas olema peavad ja nüüd lähen Weisswebi, võtan Weisswebist ka mingi pakikese veel ja siis TIKI Treiler ja saabki vaikselt liikuma hakata sadama poole, kell on 10:39. Ühesõnaga, kui fiibritükke tahate, siis siuke firma nagu Fiberwolf
sõidab meil selle kodumaise Fiberwolfi fiibertoodanguga, et see materjal on nagu juba teistsugune kui see, mis tuleb kuskilt, ma ei tea, a la Leedust või Poolast, et on nagu tugevam, paksem ja peab nagu kuidagi hästi vastu. Siuke Kevlar efekt on. Ühesõnaga, kui mul näiteks 36-ga oli seinaga kontakt, siis näha oli, et nagu mingid väiksed mõrad olid sees, aga ta taastab ikkagi oma vormi tagasi nii-öelda. Ja kui kleeps ka peal on, siis on nagu, siis saagi aru, et midagi juhtunud oleks. Et jaa, kindlasti uurige Fiberwolfist ja ma arvan, kui mainite Michael Motorsporti, siis saate kindlasti ka soodustust tema käest, et jah, mingid unikaalsed projektid, siis kindlasti võtke ühendust. Fiberwolf Facebookist leiate teda minu arust oli. Ja. Aga jah, mina toimetan edasi ja varsti oleme Soomes. No nii, ühesõnaga, ma ei tea, kus mu näost on näha, ma ei ole peeglisse vaadanud, aga see on nüüd selle nädala jooksul, kuidas ma ütlen, esimene kord, kui me saame naeratada, sest et mootor töötab ja Samuli ütles, et see mootor töötab väga hästi. Et kui auto käib, siis on kuulda ainult ilusat 20 senti häält ja pihustite klõpsumist. Meil oli vahepeal mingi siduri error, aga me saime selle lahendatud, nii et stay tuned, homme tuleb dünapäev. Nii, oleme jõudnud nii kaugele, et auto on jõudnud dünapinki. Said sellega sõita 20 meetrit uue mootoriga. Ja käib vaikselt nagu tänavaauto, pihustid teevad, vaikselt kõpsuvad ja summutust tuleb veel. Ja ühesõnaga panin pesuoli sisse, tegin pesuoliga väiksed sõidud ja nüüd läheb siis õige Texaco motor oil sisse 20 ja 50, nii et kui õlid, siis Lubtecist, minge vaadake. Lingid on all descriptionis, sooduskood Michael Motorsport. Ja me saame varsti dünatada õiget õli, et mootor hästi vastu peaks. So, we have done with the engine. We had a lot of crazy things in this weekend, isn't it, Samuli? Yes. Can you tell, like, in small sentences, what we have done? What you guys have done here? Yes. If I start first of all, when you came here a week ago,
and I have that kind of system. I always open oil filter, and we was worried about little bit metal on the oil filter, and we make decision to open oil pan and check what's inside. Yeah, and, for safety. Yeah, and we wasn't quite happy what we saw there, so I was speaking with Michael, and we make decision to open engine. Yeah. And now in week, in like 4 days, we take engine out and open it, and there was one piston cracked, all bearings are gone, and things of that, and we take all parts to the machine shop, and all is fixed, and put new parts, and everything is perfect now, and we have tuned it already. Yeah, today was actually the Duna day, and I was a little bit nervous to say, but yeah, as all the Samuli workers and friends say to me, don't worry, this engine has been taken apart and put together by them, so there is no thing to worry, and that was correct. So we have now running engine. It was 1.2 bars. Yes, 1.1, 1.2 bar, 540 horsepower on the hubs, and 680. Do I remember right? 640, something like that. We can take a picture. Yeah, we can put it here. Yeah. You can see all the graphic, and so Yes. we are quite happy. Samuli is also quite happy, Yes. I think, because Yes. sound was great. Yes. Beginning was like little bit nervous time, Yes. because yeah. I think problem was for why there was cracked piston. There was injector problem. One injector was like 40% for the others capacity. So that's causing that piston failure, and yeah. But now we have new pistons and new wirings, and engine is serviced, and everything is perfect, and I'm happy about how it handle together all the parts. It's really good, like 3000 RPM, it's max boost, and everything is okay. Yeah. For semi-pro and street tire, the car is more than enough. So we can smoke the tires this season. And it takes only 4 days. Yes. So guys, stay tuned and hit like on Samuli's page. We put links over here. I think we will see you on next episode, and that will be maybe on track already. So stay tuned. Don't forget to like, share, subscribe, and see you next time. Yeah, do it.